Kevade lõpus, suve alguses, kui mesilastel on olnud piisavalt korjet ning mesi on kärgedes küps ja kaanetatud, saame hakata planeerima mee võtmist. Mee küpsuse hindamiseks on meil mitu võimalust. Üldjuhul, kui 2/3 meekärjest on kaanetatud, võime eeldada, et kärgedes olev mesi on küps. Kui osa kärjest on veel kaanetamata, siis kärje raputamisel saame kontrollida, et kärgedes ei oleks värsket nektarit. Värske nektar tuleb raputamisel välja. Kärjed peavad olema siis kaanetatud vähemalt 2/3 ulatuses ja alati tekitab siis kahtlus see, kui on osa kärgesid kaanetamata, et kas see mesi on ikkagi küps ja kas saab teda viia vurritamisele. Mida rohkem suve lõpupoole, seda vähem mesilased nii-öelda kärgesid kaanetavad ja siis peab kontrollima et kas kindlasti ei ole nektarit sees. Seda on võimalik teha siis taru juures, kas me raputame tugevalt, et kui siit ei tule ühtegi tilka, siis tegelikult see mesi on siin juba küps. Üks võimalus on ka muidugi, et kasutada refraktomeetrit ja mõõdamegi ära kärjest, et mis selle mee siis niiskuse protsent on. Refraktomeetriga mee niiskuse mõõtmiseks asetame paar tilka mett refraktomeetri peale ja vajutame selle laiali. Suuname klaasi valgusallika poole ja loeme näitu. Peame arvestama, et kõige täpsem näit selgub, kui mesi ja refraktomeeter on 20 kraadi juures. Mee võtmise tehnikad. Mesilaste eemaldamine taruharjaga. Väiksemates mesilates kasutatakse mesilaste kärgedelt eemaldamiseks peamiselt taruharja. Lisaks peab mee võtmisel taru juures kaasas olema ka puhas kärjekandekast või korpus meekärgede paigutamiseks. Me peame arvestama sellega, et mesi on toit ja meie tegevused peavad olema sellised, et me toitu ei saasta. Kuna mesilaste harjaga eemaldamine meekärgedelt on aeganõudev töö, siis on soovitav valida selleks selline aeg ja ilm, kui mesilased on korjel ning ei ole vargusohtu. Korjevaesel ajal peaks valima pigem hommikuse või õhtuse aja, et mesilasperede vahelist vargust vältida. Kui me plaanime mesilased meekärgedelt harjata taru ette, siis on hea, kui taru ees on mesilaste jaoks kaldtee, mida mööda saavad mesilased turvaliselt tagasi tarru liikuda. Harjamise puhul on oluline, et pühkimise liigutused oleksid lühikesed ja kiired, mitte pikad ja kraapivad, et mesilased ei saaks muljutud. Võib isegi öelda, et oskamatu harjamine on kõige halvem mesilaste eemaldamise meetod. Mesilastest puhtad meekärjed tuleb kiirelt asetada korpusesse või kärjekandekasti ja katta kaanega. Mesilaste eraldaja kasutamine. Mesilaste eraldajaga mee võtmise mõte seisneb selles, et eraldaja abil liiguvad mesilased ise meekorpusest ära ja ei oska enam sinna tagasi pöörduda ning pole vajadust kasutada harja või puhurit. Sisse lähevad siit. Siit tulevad välja. Mesilaste eraldajaga vaheplaat asetatakse 24–48 tundi enne mee võtmist meekorpuse alla. Selle aja jooksul liiguvad mesilased allapoole, kuhu on jäetud neile ruumi. Kindlasti ei tohi olla meekorpuses hauet, sel juhul mesilased korpusest ära ei liigu. Selle meetodi miinuseks on see, et mesilas peab käima 2 korda ning 2 korda tõstma ka korpuseid. Abiks on erinevad tõstukid ja teised abivahendid. Eraldajaga mee võtmisel peab kindlasti jälgima, et alles jäävatesse korpustesse allpool jääks mesilastele piisavalt mett toiduks. Mesilaste eemaldamine puhuriga. Paljudes suuremates mesilates kasutatakse mesilaste eemaldamiseks meekorpustest lehepuhurit. Puhuri kasutamine teeb selle töö palju kiiremaks ja efektiivsemaks. Oskuslikul kasutamisel ei tee see ka mesilastele liiga. Üldiselt kasutatakse tavalist lehepuhurit, mis on mesilaste kärgedelt eemaldamiseks kohandatud. Mee võtmisel sisepõlemismootoriga puhurit kasuta kuulmekaitsmeid. Äravõetav meekorpus tõstetakse teiste korpuste peale püsti või tõstetakse puhumise ajaks spetsiaalsele rakisele.
kui mesilastel on korjet, siis ei teki kiirel tegutsemisel mesilasperede vahelist vargust. Sel juhul võib kõikide perede pealmised korpused enne puhumist sama taru peale püsti tõsta. Korjevaesel ajal seda kindlasti teha ei tohiks, pigem tuleb olla tegutsedes kiire, et ei tekiks vargust. Kui korpustes kärgede peal on palju mesilasi, siis alusta esmalt tööd poole võimsusega. Kui oleme suurema osa mesilastest saanud korpusest eemaldatud, alles siis kasutame täisvõimsust. Kui on ilus ilm, siis puhume mesilased taru ette maha. Sealt pääsevad mesilased üsna kiiresti tarru tagasi. Jahedama ilma puhul, kui on oht, et mesilased jäävad välja, siis kasutada kilet või presenti, mille peale mesilased puhuda. Pärast saame mesilased sealt tarru raputada. Mee võtmisel puhuriga on hea seda tööd teha kahekesi, kus üks töötab puhuriga, teine kannab meekorpused autosse ja sulgeb tarusid. Meekorpuste transportimisel peame arvestama, et mesi ei saastuks. Selleks peab olema auto puhas ja lõhnavaba. Vajadusel katame korpused plaatidega, et tolm ei satuks kärgedele. Pärast esimest mee võtmist peame jälgima, et mesilastel oleks piisavalt tühja kärjepinda, kuhu nad saaksid värsket nektarit paigutada. Võimalik, et peame tühjaks vurritatud kärjed viima uuesti mesilasperedesse tagasi. Mesilaspere ettevalmistamine talveks. Vaatame nüüd ennem sügisest täiendsöötmist selle mesilaspere nüüd läbi, et kas kõik on korras, kuidas on haudmepaigutus, et see tuleb ennem siis kõik üle vaadata. Alustame teisest kärjest, et siis parem seda kärge välja võtta ja et siin on ikka siis jäänud pesaruumi natukene mett, et kõike ei pea välja võtma. On munenud veel. Suira siin praegult nüüd selle kärje peal küll palju ei näe, mis on natukene halb, et oluline on, et ikkagi suirakärg ka suirad peres siis oleks. Vaatame nüüd selle äärmise see on. Tarus on siiski veel üsna palju leskesid. Leskesid ei ole veel välja visatud, eks see oleneb pere iseloomust ja kuigi praegult juba et augusti keskpaik, et võiks olla neid leskesid vähem. Et kui korjet enam ei ole, siis hakkavad mesilased leskesid tarust välja viskama. Ja siit ongi ja on kohe siis haudmekärg ja ka ema on meil kohe siin kõndimas. See näitab meile seda, et perega on selles mõttes kõik korras, et on olemas ema. Siin on kõik tipp-top ja vaatame nüüd siis selle kärgede paigutuse, et haue peab jääma siis keskele. Jääb siia nii-öelda keskele, äärtes söödaraamid ja vastavalt siis nüüd sellele, kuidas haue koorub, me hakkame nii-öelda söötma seda mesilaspere, siis kust haue koorub, sinna nad saavad siis järjest sööta kanda. Nii, siin on nüüd ka siis suirakärg. Siin võiks paigutan selle suirakärje nüüd siia teiseks. Et oleks paigutus enam õige. Nii. Et ja miks ei võiks haue servas olla, et siis kui nüüd näiteks oleks praegult haue hoopis siin ääres servas ja edasi tuleks siis näiteks söödakärjed, meekärjed ja see talvekobar moodustub sinna, kus on
hakkab moodustuma, kus on viimane haue. Kui ta moodustub siia nüüd ühte äärde, siis on oht see, et siit äärest nad söövad selle sööda ära, liiguvad järjest tahapoole ja võib pere nälga surra, kuigi seal teises ääres on veel sööta olemas. Kui on soojad ilmad, siis muidugi võib olla, et nad lähevad natukene ka külje peale, aga üldjuhul külje peale siis talvekobar ei liigu, et liigub siis eest lennuava juurest siis tahapoole. Viimase mee võtmisega koos tuleb alustada kohe ka sügisese täiendsöötmisega ning varroositõrjega. Sel ajal võib tunduda, et mesilasi on palju ja tahaks peredele lisaruumi anda. See tunne on petlik, sest sel ajal on veel palju vanu mesilasi, kes üsna pea ära kaovad. Mesilasperedes jäetakse talvitumiseks lamavtarus tugeval perel kuni 10 kärge, keskmisel 8, väiksematele 5-6 kärge. Eesti raamimõõtu korpustarudes jäetakse 8-10 kärge, olenevalt korpuse suurusest. Landsrotil olev mesilaspere jäetakse üldjuhul talvituma ühele korpusele. 10 kärge. Farraril oleval mesilasperel jäetakse tavaliselt 2 korpust, 20 kärge. Täiendsööta pannakse olenevalt mesilaspere suurusest 18-25 kilo kuivsuhkruna arvestatult. Osa sellest võib jätta ka meena, see valik on mesiniku enda teha. Oluline on, et talvesöödaks ei jääks rapsimett. See kristalliseerub kärge ja mesilastel on keeruline seda kätte saada. Samuti ei tohiks mesilastele talvesöödaks jätta kanarpiku, lehe ega tatramett. Need on mineraalainete rohked ning tekitavad enneaegselt pärasoole täitumist talveperioodil.